täna, 14. mail 2024. aastal on see metsade hirm ennast puhkama sättinud just siia teede ristumise koha peale. Siin teede ristumise kohas on vana tee peal teeserv, nüüd vihmadega juba vajunud sisse ojakesele kaela. Lähen täna Pikapõlmale. Maapind on võrreldes eelmise korraga veidi tahedamaks tõmmanud, aga tee on ikka veel väga porine ja lombid suured. Pikapõlma või Pikapõlme, nagu ta on kaardi peal märgitud. Kuskil ühe vana kaardi peal nägin isegi nime Pikipõlmi, aga kui lähtuda eesti keelest, meie vanadest omakeelsetest sõnadest, siis sõna põlmas tähendab lagedat kõrgemat kohta või kinku või küngast. Nii et mina pigem ikkagi kasutan nime Pikapõlma. Siin on just mõned päevad tagasi tehtud lageraiet. Ja nii kahju, et maha on võetud ka talukoha õueäärset tähistanud kõrged puud. Kased, mis on just lehte läinud. Pärnad, millel lehed avanemas. Kuused. Kõik on pikali. Isegi üks vana viljapuu on siin uppis. Vana õunapuu üksi veel on jäänud varemeid valvama. Ja kui siin veel majad püsti olid, siis oli see imeilus koht elamiseks. Ümberringi kasvavad nurmenukud, kullerkupud. Lihtsalt fantastiline koht. Mõne puu oleks võinud viisakusest jätta. Selliseid vanu talukohti on tavaliselt lihtsam leida just muust ümbritsevast loodusest erinevate puude järgi. Näitan sulle võrdluseks mõned pildid, mis ma tegin siin samas kohas umbes 2 aastat tagasi. Kui rohi kasvab kõrgeks, siis see varjab madalad varemenukid ära. Ja siin pildil sa näed, siin on varemed peaaegu nina ees, aga no ei näe neid. Samas puude järgi ma sain ikkagi aru, et siin tasub otsida. Ja nüüd on niimoodi. Tänaseks aitab küll. Lähen siit ristee otsale ja siis sealt asfaltteed kaudu tagasi tõusile. Mõned nädalad hiljem, juuli keskpaigas, olen jälle siin ja suundan Pikapõlmale. Seda raskesti läbitavat otseteed ma seekord ei valinud, vaid tulin ristee otsalt ringiga ja parasjagu jõuan just Rõunamäele. Rõun meie keeles tähendab küngast, rinnakut, kinku või põndakut. Ja kui sa vaatad siin selle kaardi peal, on väga hästi näha selline kõrgem põndak, ehk siis Rõun. See on ikka ümbritsevaga võrreldes üsna kõrge ja siit näeb päris kaugele. Rõunamäe nime algne täpne kirjapilt on teadmata, aga kui jällegi mõelda meie keele peale ja omakeelsete sõnade tähenduse peale, siis mina jään siiski Rõunamäe juurde, sest Rõun siin tõesti on. Siit, kus see tänapäevane tee läheb, on kohe, no nii tee ääres, kui üldse tee ääres saab olla, nii vasakul kui paremal varemed. Aga lisaks nendele teeäärsetele varemetele oli siin vanasti paremat kätt veel hulganisti hooneid. Samas praegu on rohi juba liiga kõrge, praegu ei ole mõtet otsida.
Rõunamäelt alla, siit paremale mööda metsateed, teede ristumise kohast läbi ja siis varsti ongi juba Pikapõlma. Tee on nüüd kuiv, ma ei pea enam iga natukese aja järel ratast käe kõrval lükkama, vaid saan ühe jutiga Pikapõlmani välja sõita. No vahepeal on siiski mõned keerulisemad kohad ja veidi kõhe ka, sest ega ma mingi trikirattur ei ole. Langetatud puud on juba ära viidud. Rohi on kõrgemaks kasvanud ja varjab madalad varemed siitpoolt täiesti ära. Ossa, siin on sihuke auk maasse kaevatud. Ei tea, mis jaoks siia selline sügav järskude servadega süvend on tehtud. On siit kruusa vähe läinud. Muidu seal teede ristumise kohas oli küll mõnekümne meetri jagu teed silutud, aga samas miks on siis suur hulk kruusa laotatud siia samasse augu ümber? Ausalt öeldes ei oskagi ära arvata. Kui keegi teab, siis öelge mulle ka. Ma tõesti tunnen siiralt huvi, mis otstarve millelgi on. Kaks kuud hiljem, 24. septembril, oleme koos sõbranna Terjega ratastega sõitmas. Värvid on looduses muutunud küpseks, kaased puistavad juba kollaseid lehti, kõrred on koltunud ja sääskedest veelgi tüütumad põdrakärbsed üritavad igal võimalusel kraevahele pugeda. Mingi taime seemned haagivad end püksisäärte ja sokkide külge ja on päris tegu, et neist lahti saada. Vasakut kätt oli kunagi kaev. Kui ei teaks, ega siis ei näeks. Siin kõrte varjus on Pikapõlma elumajast järele jäänud vundamendikivid. Siia augu sisse on omajagu vett kogunenud. Sinnapoole jääb Rüüsmaa vana talukoht. Sinna Kiviselja, Pansi ja teised. Kuhugi sinnapoole Kõlliste uue toa. Umbes kuskilt siit läks vanasti tee Kõllistesse, aga sellest teest ei ole mingit jälge säilinud. Mulla tee kaob looduses väga kiiresti. Pikapõlma oli suur koht ja siin oli palju hooneid, aga kunagi nii jõuka talukoha tähtsust mõõdetakse tänapäeval kõigest tihumeetrites. Korra käntsatasin ikka rattaga külili ka. Natuke enne seda kohta siin takerdus esiratas ühe salakavala konaruse otsa ja kuna see on see nii-öelda meeste ratas, mille raam on põikpuuga, siis ei saa ratta otsast niisama lihtsalt maha karata. Hoog polnud õnneks suur ja jõudsin keha nii keerata, et maandusin võimalikult pehmelt. Kerge põrutus oli, aga ei midagi hullu. Rapsisin end puhtaks ja sõitsin edasi. Suurte masinatega pole siin nüüd mõnda aega sõidetud ja tee hakkab juba rohtu kasvama. Hobused on siiski edasi-tagasi käinud ja hoiavad raja sees. Selline kapjadest sõtkutud rada on ratta all küll ebamugav, aga samas parem nii kui üldse mitte. Nagu ikka siinkandis see aastate läbi on olnud, rikub aeg-ajalt vaikust kõrgel lendavate lennukite mürin. Lapsena nimetasin neid taevakriimustajateks. Siin on hästi ilus koht, kus tee kulgeb ümbritsevast maastikust tunduvalt kõrgema kitsa seljaku jalamil. Looduslik kooslus on siinse kõrgema pinnase tõttu ümbritsevast täiesti erinev. Siin on lisaks kuuskedele ja kaskedele ka mände ja pigem männimetsale omane taimestik. Tee ääres on hulganisti seeni
mis küll jäävad silmailuks, mitte patta panemiseks. Kell ei ole veel palju, aga päike on juba madalal ja taevas kisub pilve. Oleme teel kodu poole. Siit Rõunamäelt on ilus alla vaadata, väga ilus koht. Tuline kahju, et eluolud on nii läinud ja siin enam elanikke pole. Aga äkki kunagi keegi tuleb? Rõunamäel on veel mitmeid viljapuid kasvamas. Nende hulgas on ka üks eriti punaste viljadega õunapuu. Need õunad on nii lahedad, nad on seest ka punased. Hiljutistest vihmadest on siin ikka veel pirakad lombid. Tee viib siin üle kitsa ja kõrge Kukeharja mäe. Kes kunagi siin käinud, see saab väga hästi aru, miks selle mäe nimi on just Kukeharja. Umbes kuskil siin on Korju ja Ennikse küla vaheline piir. Siit mäe otsast on päris hea vaade. Kuna mets on kõik maha võetud, siis näeb kaugele. Mäest alla sõites saab ikka kenakese hoo sisse, nii et tuul tuhiseb kõrvus. Samas peab hoolega vaatama konarusi ja ka mingeid puunotte, mis vahepeal tee peal on. Siin küll ei tahaks külili käia. Ja juba jõuamegi Risteotsale. Kuigi Risteotsa jääb Ennikse küla piiridesse, siis seekord näitan ikkagi selle koha ka mööda sõites põgusalt ära. Muidu muudkui räägin sellest, aga nii on ikka pilt palju selgem, kui sa näed ka, millest ma räägin. Siit jääb nüüd koju tõusile umbes 4 kilomeetrit mööda asfaltteed. See ei ole muidugi pooltki nii huvitav, kui mööda metsateid sõita, aga selle eest saab kiiresti.